Nii, tere tulemast Tartusse. Mina olen Sille Holm, olen putukateadlane ja täna räägin teile teemal putukate kasutamine söögiks ja söödaks. Teiepoolne reaktsioon sellele pealkirjale võiks olla, et oota, mis putukaid ju ei sööda, putukad on rõvedad ja vastikud. Kuid ma loodan, et tänase loenguga suudan teid siiski veenda, et äkki siiski sobiksid putukad ka meie toidulauale ja kui mitte otse toidulauale, siis vähemalt meie farmiloomade söödaks. Aga et selle järelduseni jõuda, alustame veidi kaugemalt. Alustame teemast, et maailmas on toidupuudus. Meie siin igapäevaselt seda võib-olla väga teravalt ei taju. Meil on siin söögiga üsna hästi, kuid maailmas on ressursid üsna ebaühtlaselt jaotunud. Ning juba praegu on maailmas suur hulk inimesi, kes igapäevaselt kannatavad näljahäda all. Kui te vaatate seda maailmakaarti, siis mida punasemalt on märgitud piirkond, seda suurem näljahäda seal riigis on. Miks seal on näljahäda? Põhjuseid võib olla mitu. Esiteks võib-olla juba algselt ei ole see piirkond olnud kõige sobilikum põllumajanduseks. Samuti võivad seal olla näiteks sõjad, kodusõjad ja üsna aktuaalne probleem, mis lähitulevikus võib tõsiseid näljahädasid põhjustada, on ka meie praegune koroonakriis. Meie piirkond on märgitud kollasega, see tähendab, et meil on toiduturvalisusega olukord üsna hea. Ja mustades piirkondades kaardil on tegelikult olukord nii halb, et me isegi ei oska hinnata, kui tõsine see olukord on või meil puudub igasugune info. Siin on üks näide ühes alatoitumuses olevast lapsest Aafrikas ja olukorra on põhjustanud see, et tal puudub igapäevane juurdepääs korralikule söögile. Ja korraliku söögi all mõtlema näiteks valgurikast toitu. Jah, ta on elus, ta kasvab, aga kui te vaatate tema anatoomiat, siis te näete, et ta lihased on täielikult kärbunud ja mitte välja arenenud ning tal on välja pundunud väike kõhuke. Samuti on ta pea ebanormaalselt suur. Selline seisund on tal põhjustatud sellest, et tal puudub juurdepääs valgurikkale toidule. Ta toitub igapäevaselt tärkliserikkast toidust, kuid ta keha ei saa areneda normaalselt valgupuuduse tõttu. Kui me vaatame aga teistpidist kaarti, kus on ära märgitud, kui rasvunud on inimesed maailmas, siis ka siin on olukord päris hull kohati. Et see kaart siis näitab, kui suur hulk populatsioonist on rasvunud, nende kelle kehamassi indeks on üle 30. Ja eesrindlikud on muidugi siin arengumaad Euroopas, aga näiteks USA. Ning kõige väiksem on see probleem muidugi nendes riikides, kus juba praegu toitu ei ole, ehk Aafrika ja vaesed Aasia piirkonnad. Selle teema kolmas külg on see, et kui meil on toitu, siis me kohe kipume seda ka raiskama. Siin on graafik selle kohta, millistes piirkondades raisatakse toitu kõige rohkem. Ja siingi on jälle eesrinnas arenenud riigid Põhja-Ameerikas ja Euroopas. Ja kui me vaatame seda lõpugraafiku poolt helerohelise ja tumerohelisega, siis seal on jällegi need riigid, kus juba praegu on meil toidupuudus. Kuidas jõuab toit meie lauale? Vanasti mindi jahile, käidi, korjati putukaid, seeni, marju, kuid tänapäeval tuleb meie toidulauale farmidest. Me oleme kodustanud käputäie loomaliike, linnuliike, keda me siis suurtes farmides igapäevaselt kasvatame ning söödame neile käputäit taimeliike, keda me oleme ka varasemalt siis kodustanud. See, milline toit jõuab meie toidulauale, sõltub loomasööda kvaliteedist. Ja see kvaliteet on tegelikult langemas just seetõttu, et need ressursid, mis meil on enda farmiloomadele pakkuda, on kahanemas. Kriitiliseks jällegi on siinkohal valk. Mida me siis söödame enda farmiloomadele? Peamiselt teravilju, kaunvilju, aga need loomad, kes vajavad loomset valku enda toidus, nende loomne valk tuleb näiteks kalajahust,
kondi ja verejahust. Ja juba praegu oleme me jõudnud olukorda, kus loomasöödas olev valk ei vasta tegelikult meie loomade vajadustele. Ja ma räägin, eelkõige pean ma silmas siinkohal näiteks kanasid ja kalasid. Kanad on meil enamasti väikestes puurides, neil ei ole üldse võimalust juurde hankida enda loomupärast toitu, milleks oleks putukad ja teised selgrootud ning nad sõltuvad täielikult valmis söödast. Kui me vaatame globaalseid trende, siis olgugi, et rahvastiku juurdekasv on praeguseks hetkeks juba aeglustunud, on meil siiski välja kujunemas olukord, kus 2050. aastaks ei piisa meil toitu. Meie praegune toiduvajadus mitmekordistub ja see vajadus kasvab just eriti nende piirkondade arvelt, kus veel on suur rahvastiku juurdekasv, nagu Aafrika ja Aasia. Samuti mõjutab meie toiduvajaduse suurenemist see, et globaalselt võttes inimeste eluolud paranevad. Ja esimene asi, mida inimesed tahavad teha, kui neil on natuke paremad eluolud, on hästi süüa. Osta sööki, mis on maitsev, mida nad igapäevaselt pole saanud endale lubada. Ja tihtipeale on just selleks toiduaineks liha. Ehk siis liha nõudlus maailmas kasvab. Kasvab kalaliha nõudlus, loomaliha nõudlus, kanaliha nõudlus. Kui loomaliha ei sõltu meil nii loomsest valgust, sellepärast et veised on meil teadupäraselt taimtoidulised, siis sigade, kanade ja kalade nõudlus suurendab nõudlust ka valgu järgi nende loomade söödas. Aga kust me saame valku juurde? No variante on mitu, vaatame mõned läbi. Võiksime näiteks suurendada põllumaade pindala, rajada ühe rohkem põllumaid, intensiivsemalt neid põllumaid majandada. Siin kaardil on jällegi märgitud riigid värviliselt ning mida lillamalt on kaart märgitud, seda suurem riigi pindala on juba põllumaal. Kui me vaatame seda kaarti, siis siin on päris palju alasid, kus protsent on üsna madal. No näiteks meil on siin Põhja-Ameerika, Kanada piirkond, kus see põllumajandus on üsna madala piirkonda katab. Aga miks me siis ei võiks seda piirkonda põllumaa alla panna? No põhjus selleks on see, et seal ei ole lihtsalt sobivat kliimat, et kasvatada taimi. Liigume siis sealt lõuna poole, vaatame Lõuna-Ameerikat, ilus Brasiilia piirkond seal, teeme põllumaaks. Tõesti saab. See on viljakas piirkond, kus me saaksime põllumaid juurde rajada, kuid mille arvelt? Me peaksime selleks raiuma maha vihmametsasid, mis on niigi haprad ja mille pindala on ajas muudkui vähenev ja väheneb. Et kas me oleme valmis loobuma sellest looduslikust mitmekesisusest selle nimel, et rajada juurde monokultuurseid põldusid ning mis on see globaalne tagajärg meie elurikkusele, liikide omavahelisele suhetele, seda on raske teada. Kui me vaatame Aafrika põhjaosa, ka seal on see põllumaade protsent üsna väike. Kuid, nagu me teame, siis ka sealne kliima ei ole tegelikult üldsegi põllumajanduseks sobilik. Ning see on ka üks põhjus, miks nendes piirkondades juba praegu on suur näljahäda. Rahvastik on kiirelt kasvanud selle arvelt, et varasemalt on olnud hea toidu import nendele aladele, aga nüüdseks see import ei suuda enam katta reaalset vajadust ning kui me lisame praeguse koroonakriisi, pluss sealsetes piirkondades olevad poliitilised ebastabiilsed olukorrad, siis see kriis süveneb veelgi. Vaatame järgmist varianti. Väga suur osa loomasöödas olevast loomsest valgust tuleb merest, välja püütud kaladest. Me püüame suure hulga maailmamerest kalu välja, me väikse protsendi sellest kasutame otse enda söögiks ning väga palju on kaasuvat saaki, mida me inimese jaoks ei pea sobilikuks toiduks, millest saab teha kalajahu. Samamoodi saab kalajahu teha ka meie toidust ülejäävatest kalajääkidest, nagu pea, selgrood, uimed. Seda kõike saab teha kalajahuks, mis on suurepärane loomse valgu allikas loomasöödas. Aga püüame siis rohkem kalu. Millest probleem? Tegelikult probleem on selles,
et meie maailmamered ei saa juba praegu hakkama selle püügiga, mis seal toimub. Me püügimeetodid on väga invasiivsed, suured traalerid korjavad valimatult merepõhjast välja kalad, kõik teised mereelukad ja see mõju on väga suur. Samuti mõjutab ka selle kalavarude kvaliteeti ja söögiks ja söödaks sobilikkust see tõsiasi, et meie maailmameri ja veekogud üldiselt on tegelikult saastunud ja saastuvad üha enam. Erinevateks saasteallikateks on mikroplastik, aga samamoodi ka igasugused jääkained ja suurem prügi, mis meie veekogudesse satub. Nii et jah, me võiksime püüda rohkem kalu, aga reaalsus on see, et need kalad saavad lähiajal maailmamerest otsa ja me kaotame igasuguse merelise ja liigilise mitmekesisuse sellega. Meil on ees olukord, kus me peame leidma alternatiive meile tekkivale probleemile ja juba käesolevale probleemile. Ja mina putukateadlasena pakun välja sellise alternatiivi, et putukad võiksid olla alternatiivne söök meie toidulaual ning samamoodi loomne valk meie loomasöödas. Ehk me saaksime putukaid kasvatada söögiks, söödaks ja kasutada nende valku rasvasid. Putukaid on väga palju. Nende mitmekesisus on tohutu ja nad on ökoloogiliselt ja bioloogiliselt väga mitmekesised. Putukad on suuresti praegusel hetkel alaväärtustatud. Me ei hinda neid, me ei hinda nende rolli, mis neil on ökosüsteemis ja kohe kindlasti meie praeguses kultuuriruumis ei vaata neid kui potentsiaalset sööki ja sööta. Kuid kui minna ajaloos natuke tagasi, kui me olime veel kütid ja korilased, siis mängisid putukad tegelikult meie toidulaual väga suurt rolli. Ja nad mängivad ka praegu kaudselt meie toidulaual väga suurt rolli, sest putukad on tolmeldajad ja paljud meie puuviljad, marjad on just meie toidulaual tänu nendele putukatele. Samamoodi on putukatel väga suur roll aine ja energiaringluses. Kuid kahjuks on tekkinud üldine kuvand, et putukad on pigem midagi tüütut ja meil on vaja neist ilmtingimata lahti saada. Õnneks on see arvamus muutumas ja putukaid väärtustatakse üha enam ning ma loodan, et putukaid hakatakse väärtustama ka söögi ja sööda allikana. Maailmas on päris suur hulk putukaid, mis on juba praegusel hetkel registreeritud kui toit inimeste toidulaual. Kui me vaatame seda kaarti, siis mida sinisem või tumerohelisem on see piirkond, seda suurem on söödavate putukaliikide arv selles regioonis. Ehk neid putukaid reaalselt kasutatakse igapäevaselt, kas söögiks, eelkõige söögiks, aga ka söödaks. Kui me vaatame meie Põhjamaad ja meie väikest Eestit siin Baltimaades, kas see tähendab, et meil ei ole ühtegi söödavat putukaliiki? Ei, see nii ei ole. Meil kindlasti on söödavaid putukaliike. Kas me peaksime neid kohe niimoodi sööma, metsa tormama? See on küsimus, milleni ma jõuan ka kohe. Aga probleem on selles, et praeguseks hetkeks ei ole meil säilinud traditsioon putukaid süüa või söögina vaadata üldse. See olukord on hoopis teistsugune, kui me läheme Aafrikasse või Aasiasse. Seal ei küsi keegi, kas putukad kõlbavad süüa. Siinkohal täpsustan, et kui ma räägin putuktoidust, siis ma tegelikult natuke üldistan, et ma rühmitan praegult ka ämblikud ja ämblikulaadsed putukate alla ja putuktoidu alla. Kõik, kellel on putukaalane haridus, teavad, et ämblikud ei ole putukad, aga teeme sellise suure üldistuse ja ütleme, et me räägime putuktoidust ja hõlmame ka ämblikud sinna alla. Traditsiooniliselt on kogu maailmas inimkond putukatest toitunud. Need traditsioonid on piirkonniti täielikult hääbunud, kuid putukate loodusest korjamisega kaasnevad erinevad probleemid. Probleem on juba see, et neid korjatakse loodusest. Et kui me korjame putukaid suures mahus mingis piirkonnas ja mingit putukaliiki peetakse delikatessiks, siis on oht, et need putukad süüakse loodusest lihtsalt ära. Ning teatavasti on igal liigil looduses oma roll ja koht ning see, kui me püüame ühe liigi loodusest välja ja ta täielikult ära tarbime, võib tähendada seda,
et toiduahelas jääb keegi teine nälga. Probleem putukate loodusest korjamisega on see, et putukad on tihtipeale hooajalised. Kui me mõtleme Eesti peale, siis varsti kohe saabub aeg, kus loodusest on väga raske endale putukaid toiduks korjata. Kuid selline hooajalisus sõltub putukate bioloogiast ja klimaatilistest tingimustest ning tegelikult ka troopilises piirkonnas, kus võib-olla võib tunduda, et putukad on kogu aeg olemas ja vihma ja sooja on, ka seal on tegelikult hooajati ainult need putukad saada. Ning see ei taga meile tegelikult seda toidu turvalisust, mida meil vaja on. Et jah, me saame loodusest putukaid korjata ja kui me korjame erinevaid putukaliike eri aegadel, siis see katab meie toiduvajaduse teatud piirini, kuid see ei taga turvalisust ja see ei taga stabiilsust. Ja kui me korjame putukaid loodusest, siis me tegelikult ei tea, millega putukad on varasemalt kokku puutunud. Ütleme, et me läheme mingi põllukultuuri peale, korjame sealt rändrohutirtse või ritsikaid ja sööme neid, aga on olemas suur oht, et varasemalt just on seda põldu hetk tagasi mürgitatud või on ta mingite raskemetallidega saastunud või ta on looduses millegi hirmsaga kokku puutunud ja seetõttu võib see meile endal olla terviserisk, et loodusest on ikkagi ohtlik otse neid putukaid korjata. Mõnda aega on Euroopas ja ka USAs levinud mõte, et äkki peaks tegema putukatest farmiloomad. See mõte tuleneb just sellest, et tagada see toiduturvalisus ja leida siis alternatiive meie traditsioonilisele põllumajandusele, mis ilmselt lähiajal ei kata meie toiduvajadust ära. Ja see toiduvajaduse probleem ei pruugi olla niivõrd terav Euroopas, küll aga muutub see hästi teravaks arengumaades. Ja seetõttu on teadlased viimased 15-20 aastat teinud tööd selle nimel, et teha putukatest farmiloomad. Siin joonisel te näete ühte toakildi farmi, mis asub Hollandis. Ja peale vaadates ei saagi hästi aru, et see on putukafarm, aga siis jah, putukaid on võimalik kasvatada farmiloomadena. Erinevatel liikidel on erinevad nõudlused ja väga väikesel pindalal saab tegelikult väga efektiivselt kasvatada päris suure hulga putukaid, mis siis on sobilikuks otse kas meile endale toiduks või siis vähemalt loomasöödaks sobilikud. Kuid endiselt on sellega mitmed probleemid. No esiteks seetõttu, et nagu ma varasemalt ütlesin, Euroopas on putukatest toitumise traditsioon hääbunud. Suhtumine eri riikides on päris erinev, kuidas suhtutakse putuktoitu. Kui me mõtleme selliste riikide peale, kus inimeste arv on suur ja pindala väike, nagu Holland ja Belgia, siis seal on juba viimased 20 aastat seda ideed nii-öelda arendatud ja inimestele räägitud, et võib-olla putukad ikka võiksid olla meile sobilikuks söögiks. Ja seal on inimesed juba avatumad. Ka näiteks meie põhjanaaber Soome, ka nemad on võtnud sellise avatud suhtumise putuktoitu. Mõned aastad tagasi käis läbi suur uudis, kuidas Fazer hakkas tootma tirtsujahu sisaldavat leiba ja see oli väga populaarne. Kahjuks see huvi on praegu natukene raugenud selle tõttu, et selle putukajahu sisaldava toote hind on oluliselt kallim tavatoidust. Isegi, et on tervislikum, kuna ta sisaldab rohkem meile vajalikke valke, siis see putukate tootmine, see protsess on praegusel hetkel veel nii kulukas, et see tõstab ka selle toidu hinna kõrgeks, mis tõttu paljudel ei ole see meil Euroopas veel kätte saada. Ning muidugi kõige suurem faktor on see, et kui öelda, et oi, sööme putukaid, siis eurooplase reaktsioon üldjuhul on, et ei ju rõve, ma ei taha, putukad on rõvedad. Ja kahjuks oleme me loodusest natuke võõrdunud ja igasugused putukad tekitavad meis vastuolu ja tean inimesi, kes kardavad isegi paaniliselt toakärbest. Ja et väga raske on selliseid inimesi veenda, et äkki sööks täna putukaid. Aga miks siis on meil veel probleemid, kui me räägime putukatest kui farmiloomadest? Esiteks oli see kultuuriline taust, mida ma natuke just avasin. Ja teine probleem on, et me ei oska putukaid farmides kasvatada. Me räägime tuhandetest erinevatest putukaliikidest, kes potentsiaalselt sobiksid meie farmiloomadeks, kuid me oleme neid siiamaani kasvatanud või korjanud ainult looduses.
Me oleme aastasadade jooksul õppinud kasvatama mõnda loomaliiki ja me oleme väga osavad nende loomaliikide farmist pidamisel, aga me ei oska kasvatada putukaid. Noh, erandiks siin võib-olla on siidiliblikas, kelle siidi siis on õpitud kasutama aastatuhandeid tagasi ja kelle kasvatamises ollakse päris osavad. Aga üldjuhul me ei tea, mida putukatega peale hakata. Me ei tunne nende bioloogiat, me ei suuda neid veenda, et farmis tehistingimustes peaks paarituma ja kasvama ning see teadmine on meil veel üsna lünklik. Ja seetõttu, et meie teadmised on lünklikud, on tegelikult ka meie seadusandlus veel lünklik ja me ei oska kuidagi veel nagu panna paika reegleid, kuidas me peaksime suhtuma putuktoitu ja putuksööta. Samamoodi me ei tea veel neid potentsiaalseid ohte, et näiteks kuidas võib see mõjutada seedivust, kui me paneme putukajahu sinna söögi või sööda sisse, kas see võib põhjustada terviseprobleeme, kui on inimesed allergilised koorikloomade suhtes, kas nad siis võivad olla allergilised ka putukate suhtes, kuidas tagada ohutus, kuidas tagada see, et need farmis kasvatatud putukad oleksid terved, ei kannaks edasi haigusi, kuidas on neid kasvatada õige nii, et neil endal oleks mugav ja nad oleksid nii rahul, kui üks farmiloom saab endal farmieluga rahul olla. Nii nagu ka igasuguste farmiloomade puhul kaasneb tegelikult ka putukate kasvatamisega erinevad jäätmed ja kuidas suhtuda nendesse jääkidesse, jäätmetesse, kuidas neid kasutada, see kõik on teema, mis vajab veel tegelikult väga suurt panust ja läbimõtlemist teadlaste poolt. Euroopas on söögiks lubatud kasvatada sisuliselt igat liiki putukaid, kuid kõik putukad kuuluvad meil uudse söögi regulatsiooni alla, mis tähendab, et nõuded, kuidas neid putukaid kasvatada ja kuidas see toode turule tuua, need on väga-väga ranged ja igat juhtumit vaadatakse Euroopa kõrgete ametnike poolt ükshaaval läbi, et ei ole, et ma korjan suvalise putuka või kasvatan suvalist putukat ja teen tast toote ja panen turule ja siis see on hea. Ei, nii see ei ole, kõik on väga täpselt reglementeeritud. Loomasöödaks on Euroopa Liidus nüüd määratud lõplik nimekiri putukatest, keda võib siis teatud etteantud tingimustel kasvatada ja neid putukaid võib anda elussöödana kaladele ja kanadele ja sigadele ja töödeldud kujul ka praegult ainult kaladele. Et lubatud on elusputukad põhiliselt loomasöödas. Minu uurimisobjektiks on selline ogakäärblaste sugukonda kuuluv putukaliik Hermetia illucens, sellel putukal eestikeelset nime ei ole. Ingliskeelne nimi on Black Soldier Fly, laialt tõlgituna võiks öelda, et sõdalaskärbes, midagi sellist, aga jääme lihtsalt ogakärblase juurde, mis on lihtsam. Selle putuka eluring koosneb siis valmikust, munadest, vakladest ja nukustaadiumist ning toiduks ja söödaks sobivad siis eelkõige just need vaglad. See liik on väga tore sellepärast, et ta on võimeline toituma sisuliselt kõigest. Sa võid talle pappkarbiga ette anda ja ta sööb selle ära. Kui hästi ta selle pappkarbi peal kasvab ja kui kasulik ta toiteväärtus pärast on, see on omaette küsimus. Kuid kui lahendada meie igapäevaselt ülejäävate toidujääkide probleem ja sööta need toidujäägid siis nendele vakladele, siis me saaksime tegelikult arendada ringmajandust ja vähendada oluliselt meil tekkivaid bioloogilisi jäätmeid. Bioloogiliste jäätmete söötmine praegusel hetkel ei ole nendele vakladele lubatud või peab kasutama ikkagi söödakõlbulikke materjale. Aga teoorias, kui me teadmised paranevad, siis me saaksime kõik meie biojäätmed sellele liigile sisse sööta. Ja mida me nende vakladega teha saame? No, me võime ise neid vaklu süüa, aga võib-olla aktsepteeritavam ja lihtsamini mõistetav on see, et me võime neid kasutada elussöödana. Näiteks kanad maid söövad väga-väga hea meelega neid, samamoodi kalad. Me võime neid töödelda, kuivatada ja siis me saame need jahvatada putukajahuks ja saame välja pressida neist rasvad, mis omaette jällegi sobivad siis kas näiteks inimese toiduks või samamoodi söödalisandiks meie farmiloomade toidus, aga ka lemmikloomade toidus. Ja neist üle jääb selline üsna meeldiv sõmersõnnik, mida me saame siis kasutada mulla parandamiseks. Jah, meie teadmistes on lüngad, kuidas putukaid farmides kasvatada, kuidas rajada
tehaseid, mis oleks kuluefektiivsed ja tooksid kasu nii ühiskonnale kui ka keskkonnale. Ja väga paljud teadlased teevad selle nimel väga usinalt tööd, et seda infot meile juurde luua. 2 doktoritööd, millega ma ise olen seotud, üks neist on Tartu Ülikoolis ja teine on Ida-Soome Ülikoolis, keskenduvad siis putukate söögiks ja söödaks kasvatamise eri aspektidele. Tartu Ülikoolis tegeleb doktorant Leonardo Pare nende samade ogakärplaste kasvatamisega ja tema uurib, kuidas on masskasvatamise mõju, millised mõjud on putukate masskasvatamisel putukatele endile ja kuidas kasvatustehnoloogiaid optimeerida. Ida-Soome Ülikoolis tegeleb Jaana Soorjanen teemaga, kuidas me saame toidutööstuse kõrvalprodukte kasutada putukate söödas, et siis nendest putukatest endast teha jällegi kas inimestele toitu või loomasööta. Aga neid näiteid on tegelikult väga-väga palju, see teema on täiesti plahvatus on selle uuringute juures toimunud viimase 15 aastaga, sest meil on veel väga palju uurida, sest et sellel teemal on väga suur potentsiaal. Kas putukad on ainus alternatiiv? Ei, kindlasti mitte. Mina räägin siin putukatest sellepärast, et ma olen putukateadlane ja see teema on mulle südamelähedane ja ma näen väga suurt potentsiaali sellel teemal. Kui tegelikult erinevad teadlaste rühmad üritavad leida erinevaid lahendusi meie toidunõudluse kasvule. Näiteks kasvatatakse tüvirakkudest liha, edukad katsed on olnud juba ja 3 kuuga on näiteks kasvatatud 2 pihvi, mille maksumus oli mõned aastad tagasi 220 000 ja natuke peale eurot. Loodetakse, et me saame tehistingimustes hakata katseklaasides kasvatama tüvirakkudest liha ja kui me kasutaksime sellist meetodit, siis me saaksime lõpetada farmiloomade piinad ja meil oleks pidevalt juurdepääs ja lihale olemas. Samamoodi otsitakse siis lihale alternatiive, näiteks seeneliha tehakse. Seened on oma keemilise koostise poolest, toiteväärtuste poolest õiged liigid, õigel töötlemisel meile toidulauale liha asendajale sobilikud, aga uuritakse ka vetikaid. Kas ma arvan, et need alternatiivid on ohuks põllumajandusele? Ma arvan, et pigem ei. Ma arvan, et see nõudlus kasvab meil nii suureks, et meil on lihtsalt vaja lisaalternatiive, et põllumajandus meie praegusel kujul säilib. Loodan, et võib-olla küll farmiloomade heaolu ja kasvatustingimused tulevikus paranevad veelgi, kuid tegelikult selle probleemi lahendamiseks on meil vaja kõiki erinevaid võtteid ja kõiki erinevaid allikaid, et see ei asenda põllumajandust, traditsioonilist põllumajandust, kuid meil on vaja juurde lisavõimalusi. Ma loodan, et minu tänane loeng tõi teieni mõned positiivsed mõtted ja tunded selle osas, et äkki ikka putukad sobiksid meie söögilauale. Kui mitte otse, siis kas või läbi loomasööda ja farmiloomade. Et kui te järgmine kord puutute kokku toodetega, mis sisaldavad putukajahu, tekib teis mõte, äkki prooviks. Äkki mitte lihtsalt ei prooviks, äkki hakkakski neid asju tarbima. Minu käest tihtipeale küsitakse, et kas ma siis igapäevaselt toitun putukatest. Aus vastus on, et ei, just selle tõttu, et neid häid ja mõistliku hinnaga tooteid meie turul sisuliselt ei ole. Kuid oma töö tõttu elan ma aeg-ajalt ka Aafrikas ja seal on täiesti tavaline nähtus, et inimesed lähevad turule ja ostavad kotikese termiite ja õhtuks on termiidikaste tomatiga või et süüakse röstitud ritsikaid ja seal ma tarbin tõesti ka putukaid üsna tavalise toiduartiklina. Teine küsimus, mis mult küsitakse on, aga kuidas siis putukad maitsevad? Arvamused on erinevad, kuid mulle tundub, et putukatel tegelikult ei ole väga spetsiifilist maitset, vähemalt nendel putukatel, keda me praegult farmides kasvatame. Kui praadida ära jahuuss, soola, pipra ja sibulaga, siis ta maitseb nagu miski, mis oleks praetud soola, pipra ja sibulaga. Kui me röstime toakilgid ahjus, siis maitseb ta miski, mis oleks nagu röstitud ahjus. Tihtipeale öeldakse, et võib-olla neil on selline
päevalille seemne maitse või kõrvitsa seemne maitse. Mulle endale tundub, et neil on võib-olla niisugune röstitud kananaha maitse. Kuid kui kasutada neid meie toidus ja neid õigesti valmistada, siis ma usun, et nendest saab väga suurepäraseid roogasid teha. Ja kui me ei ole valmis veel neid otse toidulauale võtma, siis me vähemalt hoolitseme selle eest, et meie farmiloomadel oleks täisväärtuslik toit ja me ei teeks neid täielikult taimetoitlasteks, kui nad seda ei ole. Sest et evolutsiooniliselt meie farmiloomad ei ole kõik taimetoitlased. Teeme siis veel lühikese kokkuvõtte ka, et teil oleks mõtteid, mida koju endaga kaasa võtta. Et kahjuks on nii, et kasvab nõudlus söögi ja sööda järgi. Meid ootab ees üsna varsti globaalne kriis. Traditsioonilised põllumajanduslikud võtted ei kata kahjuks meie kasvavat nõudlust. Pakun välja, et putukad võiksid olla üheks alternatiiviks, kuid meie teadmistes ja seadusandluses on veel väga suured lüngad. Ja alati jääb õhk küsimus, et kas ja millal me oleme valmis putukad enda toidulauale tooma ja kas me oleme neid valmis aktsepteerima sööda ja söögina. Aga ma loodan, et teil oli tore loeng ja aitäh kuulamast!